Nii, tere. Näitan siis, kuidas portal.office.com abil teha PowerPoint esitlusi. Okay? Kõigepealt lähme sinna ja logime sisse oma kooli kontoga arvuti kasutaja nimi, kuhu me siis lisame juurde ruilakool.ee ning siis huvitav, miks mul vabandust, mul on siis selline asi. Läheme siis edasi, siin on parool, palun siis sisestage oma arvuti parooli ja võite isegi sisse logituks jääda. Nii, ja see keskkond peaks olema juba teile tuttav, see näeb välja täpselt sama nagu see arvutis välja näeb. Vaatame siia peale ja siis võtame siis New Blank Presentation lahti ja palun, kohe tuleb see, paneme see kinni, kohe tuleb see esimene slaid, lisame siis pealkiri, minu töö, siia tegelikult ei pea midagi lisama, kui tahate saada seda subtiitrit lisada, aga ma praegu lihtsalt vajutan siia peale, vaadake, vajutan siia peale, siis kustutan ära. Okei, esimene siis slaid on valmis, siit saab siis, see oli siis hiire parem klips, new slide, siia me lisame mingi tiitel, kassid on erinevad ja siis karvased ja paljad, okei. Siis oodake, siia klikime ja võib siis lisada pilti, insert picture. Okei, kõigepealt te peate seda pilti otsima, mina otsin siis midagi, näiteks fluffy cat, pilt on mul siis kõigepealt ma salvestan selle, aga ärge unustage, et te peate pildi peale vaatama, siis parema nupuga ja avage uues akna, seepärast et see on väike, teil on vaja suuremat pilti, see on siis suurem pilt, parema nupuga ja save image as, salvestame siis allalaaditud failidele. Okei, läheme siis siia tagasi ja pictures, this device, see arvuti ja mul oli see salvestatud siia downloads kausta ja vaatame siis topeltklips, insert ja nüüd te saate seda natuke suuremaks teha, kui tahate. Ja lihtsalt hakata rohkem ja rohkem slaide lisama, muutke see pealkiri, kirjutage oma teksti, pange see need pildid, kus on vaja. Okei, nüüd vaatame seda, kuidas saab jagada. Nii, kohe ma vaatan slideshow. Ei, siis okei, siit jah, share ja siit me valime, et editing ei ole lubatud, keegi ei saa seda muuta ja siis siin see jääb samaks, anyone with the link, vaatame apply ja võib linki siis kopeerida ja vaadake, mina siis panen see link siia uuele lehele ja vaatame, mis sellest saab. Ongi kõik. Siis teie töö on jagatud õpetajaga ja õpetaja pärast saab vahetada slideshow peale ja hakkab teie töö vaatama. Ja veel, et asjad näeksid korralikult välja,
ärge palun unustage oma failile nime anda. Siia pange siis minu töö, näiteks kassid, siis sellel failil on juba nimi. Ja veel jagada saab, et ma just praegu näitasin, kuidas saab seda jagada lihtsalt lingiga, et te saate seda lingi oma õpetajale saata, või te saate otseselt siit keskkonnast saata seda edasi. Vajutage siia ja nägite, me just praegu kopeerisime seda linki, aga saab ju õpetaja nime siia sisestada, näiteks õpetaja Liivia, vot, ja siis ta saab seda vaadata. Aga muidu mina soovitan ikka õpetajale linki saada, sest näiteks kui õpetaja Liivial on hetkel raskusi samasse keskkonda saada, siis te saate esitlust vaadata. Näiteks kui te jagate minuga midagi, siis te kindlasti saate otseselt siit minu nime kirjutada. Huvitav, et see otsib. Aga jah, näete, et te võite siis kasutada, tegelikult minu jaoks te kasutage palun seda aadressi, aga teiste õpetajate puhul, nii nagu ma ütlesin varem, kasutage see copy link, jah, see on siis kopeeritud ja nüüd, kui te lähete oma meilile, te võite siis näiteks saada seda töö õpetaja Liiviale või õpetaja Mihklile või õpetaja Tiiale. Siit me valime Liivia, tema aadress, siin on siis, aga kindlasti pange kirja teema, link minu esitlusele ja siia läheb siis see link. Tänan vaatamast.